Nii, aga mina alustan. Tere veel kord kõigile. Mina olen Dagny Kungus Keskkonnaministeeriumist ja mina olen siis see kontaktisik, kes siis tegeleb ühekordse plasti direktiivi nõuete ülevõtmise koordineerimisega. Et tegelikult mina päris üksinda siis selle nõuete ülevõtmisega ei tegele, et mul on tiimis veel Kertu Sapelkov, kes tegeleb siis pakendi teemadega rohkem ja Piret Otsasson, kes siis pigem võtab üle probleemtoodetega seotud sätteid. Ja neile võib-olla, kes ei ole varasemalt minu ettekandeid näinud ja ei ole ka osalenud direktiivi tutvustamisel, et teile siis nii palju selle direktiivi kohta, et direktiivi eesmärk on siis vähendada siis teatud ühekordsete plasttoodete tarbimist ja teine selline suurem eesmärk on siis edendada ka ringmajandust. Ehk siis eesmärk ei ole selliste ühekordsete plasttoodete asendamine mingist muust materjalist ühekordsete toodetega, vaid siis ikkagi liikuda edasi ringmajandusele ja korduskasutatavatele alternatiividele. Ja ees praegu on siis sellised 10 enamlevinud toodet, mida see direktiiv reguleerib. Täna ma ei räägi siis nendest nõuetest ja toodetest, mille osas siis direktiiv ütleb ära, et seda tuleb teha ja selle üle nagu liikmesriikidel kaalutlusruumi ei ole. Aga täna siis sellist HoReCa sektorit siis puudutab kõige rohkem selline tarbimise vähendamise teema, mis siis puudutab toidupakendeid ja ka joogitopse. Ja tegelikult ma tean ka, et väga palju küsimusi on olnud selle turule laskmise osas ja kui me räägime joogitopsidest, siis joogitopse puudutavad ka märgistusnõuded. Ja võib-olla ma seletangi siin alguses ära ka selle osa, mis puudutab siis joogitopside turule laskmist ja selliste siis joogitopside turule laskmist, mis on siis veel märgistamata. Ja see märgistusnõuete ja turule laskmise teema puudutab siis ikkagi eelkõige neid, kes siis lasevad toote esmakordselt Eesti turule. Ehk siis alates 3. juulist ei tohiks lasta esmakordselt Eesti turule selliseid joogitopse, kus siis ei ole Euroopa Komisjoni määruse kohaseid märgistusnõudeid. Need ettevõtted, kes on juba ostnud joogitopsid mõnelt Eesti ettevõttelt, siis nende puhul on see toode juba eelnevalt turul kättesaadavaks tehtud ja pärast 3. juulit võib ka need laos olevad tooted edasi müüa ja lõpuni müüa. Ehk siis need, kes on juba varasemalt Eestis need ostnud, nende puhul siis turule laskmise piirang ei kehti. Ja võib-olla liigukski siit otse siis edasi nende meetmeteni, mis siis meile seaduse eelnõu siis väljatöötamiskavatsusega, mis erinevate huvigruppide poolt meile laekusid. Et kui me räägime siin toidupakenditega seotud muudatustest, siis eelkõige toodigi välja seda, et tarbijad hetkel ei taju, et nad üldse toitu ostes tasuksid pakendi eest. Ehk siis edaspidi oleks oluline, et tarbija saaks aru, kui ta ostab mingisugust pakendamata toitu, ostab ta seda näiteks kauplusest või ostab seda kuskilt restoranist, et ta saaks aru, et ta peab ka selle pakendi eest maksma. Ja kavandatavate muudatustega me planeerimegi siis sätestada nõude, et tarbijale ei tohi sellist ühekordset toidupakendit siis tasuta anda ja ütleme ka ette ära selle miinimumhinna, milleks siis on 50 eurosenti. Ja samamoodi peab ka see hind olema siis tarbijale müügikohas nähtavas kohas, ehk siis tarbija peab väga selgelt tajuma, et ta maksab nüüd selle pakendi eest. Ja kui müügikoht siis on näiteks lubanud tulla tarbijal oma pakendiga ostma ka toitu, siis peaks selles osas olema ka info kuskil müügilettide peal või kuskil sellises kohas, kus siis tarbija selle info kätte saaks. Lisaks, kuna see direktiiv on seotud ka mitmete teavitustegevustega, siis peaks ka see müügikoht, ehk siis see pakendiettevõtja peaks müügikohas andma märku siis erinevatest korduskasutatavatest alternatiividest. Näiteks, kui need on seal müügikohas ka müügil, siis peaks ka sellest märku andma.
Ja võib-olla oluline on veel siinkohal mainida seda, et kes see siis see pakendiettevõtja on. Et pakendiettevõtja on see isik, kes siis pakendab toidu, paneb pakendi sisse toidu ja müüb selle siis toote edasi. Ehk siis see ongi see pakendiettevõtja. Ja kui me räägime, et direktiivi nõuded hakkavad siin kehtima alates 3. juulist, või need tuleb üle võtta, siis need sätted me oleme kavandanud, et võiks olla üle võetud 1 aasta pärast, ehk siis 3. juuli 2022. Ehk siis ettevõtetel on selline üleminekuaeg muudatusteks. Ja et järk-järgult ikkagi liikuda edasi sinna ringmajanduse suunas ka, siis järgmine etapp oleks siis 31. detsember 2023. Ehk siis see müügikoht peaks siis sellise ühekordse toidupakendi kõrval pakkuma ka omalt poolt korduskasutatavat alternatiivi. Ehk siis see on selline vaheetapp, kus veel ei pea minema 100% korduskasutuspakendile, aga ta peab võimaldama siis tarbijale valida, et kumma ostu ta soovib teha, kas tarbija soovib seda ühekordset pakendit või korduskasutatavat pakendit. Ja see nõue siis ei ole täidetud sellega, kui kauplus ütleb, et näiteks või kaupmees ütleb, et tarbija võib oma pakendiga tulla. Et see pakend peab olema ikkagi pakendiettevõtja poolt pakutud. Ja täitsa hilisemalt siis 31. detsember 2025 võiks olla siis see aeg, kus Eestis on võimalik tarbijatel osta siis pakendamata toitu igal juhul korduskasutuspakendist. Siis joogitopsidega seotud muudatused on üsna samad. Ehk siis, kui me räägime pakendamata joogist, siis samamoodi ei või seda jooki enam pakkuda tasuta siis pakendiga, vaid peaks olema siis määratud sinna ka juurde hind, mis on tarbijale nähtav ja selgesti arusaadav. Ja samamoodi see minimaalne hind siis alates 50 sendist, ehk siis sellel pakendiettevõtjal on võimalik siis määrata ka kõrgem hind, aga minimaalne hind on 50 eurosenti. Ja samamoodi peab siis müügikoht ka tarbijat teavitama korduskasutatavate alternatiivide olemasolust. Ja sarnaselt toidupakendite muudatustele siis kavandame ka seda sellist vahemineku etappi, ehk siis müügikoht peab samamoodi pakkuma aastaks 2023 või selle aasta lõpuks siis peab pakkuma ka seda korduskasutatavat alternatiivi ja aastal 2025 siis minema üle täielikult korduskasutuspakendile. Ja võib-olla veel muudatustest, mis siis on seotud siis sellise toitlustusettevõtlusega, et kui me vaatame siin Tallinna linna, siis Tallinna linn on viinud juba oma siis avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korda sisse sellise nõude, millega ta siis on keelanud avalikel üritustel siis ühekordsetes plasttoodetes siis toidu serveerimise. Ja kuna siis ühekordse plasti direktiiv juba niikuinii keelab turule lasta siis ühekordselt kasutatavaid plastist taldrikuid ja söögiriistasid, siis tulevikus siis tegelikult me ei reguleeriks ainult plasttoodete kasutamist, vaid üleüldiselt avalikud üritused võiksid minna üle siis korduskasutatavatele alternatiividele. Siin me räägime nii toidu serveerimisest, joogi serveerimisest, aga ka siis söögiriistadest. Ja kohalik omavalitsus peab ka selle kohustuslikuks tegema, ehk siis oma kas siis heakorra eeskirjas või siis avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korras peaks ta siis need nõuded ära kirjeldama. Ja võib-olla, mis on oluline siin just eelmise punkti osas, siis praegusel juhul on tekkinud küsimus sellest, et kuidas käib siis käibemaksu tasumine näiteks siis korduskasutatavate siis tagastussüsteemis olevate pakendite pealt. Praegusel juhul siis seadusandlus võimaldab selle käibemaksu vabastuse ainult siis pandipakendiga toodetele, et kui meie nüüd siis oma seaduse muudatust kavandame, siis me proovime ka selle käibemaksu vabastuse teha ka siis pandisüsteemiga liituvatele siis korduskasutatavatele toodetele. Et need võivad olla siis teie jaoks sellised
kõige olulisemad punktid. Ja mina praeguseks lõpetan. Kui arutelu voorus on meil kindlasti ka täiendavaid küsimusi, siis olen meeleldi nõus nendele vastama. Aitäh! Ja meil on küsimusi. Kas see pakenditele rakenduv müügihind kehtib ka loodussõbralikele taaskasutatud materjalidest pakenditele, näiteks pitsapappidele? Ja kas seda müügihinda saab asendada kasutatud pakendi tagasikorjamisega? Kuidas tuvastada, kas pakutav pakend on korduskasutatav ja kas burgeri serveerimiseks kasutatav pabertask on pakend? Kas sa näed muidu chati ka, et sa saad sinna vaadata neid küsimusi ja neid on palju? Ja näen chati ka. See müügihind on siis tõenäoliselt seotud sellega, see küsimus on siis seotud sellega, et enam ei tohi anda siis tasuta neid pakendeid. Et kui me räägime sellest tasuta andmisest, siis me ei räägi jällegi ainult plasttoodetest, vaid üleüldse, et kui siis müügikoht pakendab toitu, lahtist toitu, siis tema ei tohi anda enam tasuta seda pakendit välja. Ja ei ole vahet, et mis pakendist me räägime. Igasugune pakend siis läheb sinna alla. Küll aga direktiiv teeb erandi pakkematerjalidele. Ehk siis, kui me räägime toidupakendist versus pakkematerjalidest, mis on sellised painduvad ja näiteks, kui sa toote välja võtad ja siis ei hoia enam kuju, et siis selliste pakkematerjalide puhul sellist tarbimise vähendamist ette näha ei ole. Ja seal me nagu siseriiklikult ei pea siis mingit andmekorjet ka selle puhul tegema, aga see tasuta andmine ja minimaalne hind rakendub nagu kõigile. Ma vaatan, mis siin teine küsimus on. Kas seda müügihinda saab asendada kasutatud pakendi tagasikorjamisega? Praegusel juhul kavandatavate sätete hulgas sellist asendatavat sätet ei ole sees. Kuidas tuvastada, kas pakutav pakend on korduskasutatav? Et korduskasutusdefinitsiooni juures on selline sõna nagu korduskasutussüsteem. Ja see korduskasutussüsteem tähendab seda, et kas see siis on ettevõtte enda poolt loodud süsteem või siis ta osaleb mingisuguses süsteemis, kus siis see pakend ringleb oma elu jooksul mitu korda ja seda siis täidetakse mitu korda. Siis kas korduskasutatava pakendi müümise puhul kaasneks ka kohustus neid tagasi võtta? Praegusel juhul ei ole seda kohustust sõnastatud. Kui selles osas tulevad ettepanekud ja ka põhjendused, siis see on üks koht, mida võiks ka kavandatavate muudatuste puhul planeerida. Kas kellelgi on veel lisaküsimusi? Et võite kirjutada? Ma täiesti häälega sekkun korra, et siin on paar küsimust veel, mis jäid tegelikult vastamata praegu. Ja natuke üks konfliktne asi tuli juba sisse, et ühest küljest peab olema taaskasutussüsteem, aga teisest küljest tagasi korjata just, kui neid pakendeid ei ole ette nähtud või siis kuidas see raha liikumine seal käib siis, et ühest küljest peab raha küsima, teisest küljest taaskasutussüsteemi puhul tohib pakende uuesti tagasi korjata, kas siis see rahaline tehing peab toimuma seal vahel siis ikkagi, et siis ma ostan selle pakendi tagasi või? Selles suhtes, et sätetega ei öelda ette, et seal peaks toimuma mingisugune rahaline tagastus. Kui me räägime siin sellest, et ühekordsele pakendile rakendub siis hind, siis selle puhul saab ka see müüja ise valida, et kas ta siis kogub selle pakendi tagasi ja pakub siis tarbijale mingi hinnasoodustuse või annab sealt mingisuguse osa. Samamoodi ka korduskasutuse osas on võimalik siis tal valida, et kuidas ta seda tarbijat motiveerib. Tõenäoliselt kaupmehe huvi on tagasi saada see korduskasutuspakend ja kõige lihtsam viis tarbijat seda tagasi tooma motiveerida on ikkagi nagu mingi rahalise stiimuli pakkumine. Siit järgmine küsimus oli, mis jäi praegu vastamata, et kuidas tuvastada, kas pakend on korduskasutatav. Kui kaupmees ei taha seda müügihinda sinna juurde panda, ütleb, et mul on siis taaskasutus, ma korjan need pakendid kõik tagasi. Võib-olla, mis on tervemad ja paremini säilivad, nendest ta müübki teist korda veel, nii et need ongi äkki korduskasutatavad, need, mis on võib-olla amortiseerunud või katki või kortsus, need viskab minema, need jäävad ühekordselt kasutatavaks, et kuhu siin see joon nagu tõmmata? Kuidas või kes peaks selle joone üldse tõmbama?
No siin ongi see, et tulebki mängu see korduskasutussüsteem, ehk siis pakendi ettevõtja peab tõendama, et ta seal korduskasutussüsteemis, kus siis pakendid ringlevad mitu korda, ehk siis, et see pakend, mis on korduskasutatuna välja antud, ka on korduskasutuspakend, peab seda tõestama. Ja sellega tegeleb siis järelevalve. Pitsakarpi tegelikult saab ju kasutada mitu korda, ta ei amortiseeru ühe korraga ära tavaliselt, isegi kui ta on papist, kuigi ta on ette nähtud tõenäoliselt ühekordseks kasutamiseks. Kui nüüd ettevõtja annab üle leti, annab karbis pitsa ja ütleb, et näe, ma ei küsi sult 50 senti, et too see pitsa mulle tagasi, enne kui see uksest välja läheb või see karp mulle tagasi. Kas see nüüd on korduskasutussüsteem või ei ole? Aga siis võib-olla korraks võtaksin julguse sekkuda ja korraks katkestada see arutelu, sest meil on järgmine näide tegelikult ongi sellest ühest võimalikust süsteemist. Et Rasmus Rask Bringbackist kirjeldab seda ühte juba piloteeritavat süsteemi ja arutelu ajal me saame siis tulla nende detailsemate küsimuste juurde tagasi. Et palun Rasmus. Praegu mikrofon on... Ja, tere. Ja. Ma katsun leida viisi, kuidas nüüd jagada ja näidata. Nii. Kas nüüd on näha minu slaidid? Jah. Jah, väga kena. Ja ma nüüd ei tea, kas ma kõikidele küsimustele oskan vastata nii detailselt, aga ma saan rääkida sellest... Slaid praegu ees. Vabandust? Sul on viimane slaid praegu ees, aitäh. Jah, siis ongi see viimane slaid. Nii, nüüd on parem. Ja, et ma saan rääkida sellest ettevõtmisest, mis nüüd hiljuti on käivitatud, mille nimi on Bringback. Ja lühidalt kokkuvõtlikult on tegemist sellise alustava ettevõttega, mis siis võtab rolli kui korduskasutussüsteemide operaator. Ehk et Bringback ei tooda ise pakendeid ega tehnoloogiaid, kuidas neid pakendeid kokku korjata või pesta, vaid et ta võtab kasutusele juba saadaolevad lahendused. Ja selles mõttes siis käitub nagu nii-öelda selline ämblik seal keskel, et luua toimivaid realistlikke või praktilisi lahendusi korduskasutamiseks. Meie kogemus, miks me usume, et me suudaksime seda teha, on varasem kogemus on uuskasutuskeskuse käivitamisel ja samuti siis toidutootmisel muu juures ja ka kaubandusest Biomarket. Siis asutajad olen mina, Rasmus Rask ja Priit Mikelsaar. Selles Bringbacki ettevõttes me oleksime siis partner restoranidele, kioskitele, toidutootjatele sellise praktilise toimiva lahenduse leidmisel. Esimesena võtame fookusesse korduskasutatavad toidupakendid, mis on siis mõeldud toidu kaasamüügiks. Ja oleme ette valmistamas esimest pilootprojekti Balti jaama turul, koostöös Balti jaama turuga, mis nüüd peaks startima märtsi lõpus ja kestma kogu terve aprilli. Aga laiemalt nüüd see viimane nädal on näidanud seda, et tegelikult neid huvilisi, kes sooviksid pilootprojekti teha, et neid on päris palju ja siin on nende hulgas on kaubanduskeskusi, festivali korraldajaid, büroomajade haldajaid ja nii edasi. Ehk et meie tahame siin tõsta käe püsti ja öelda, et me oleme valmis piloteerima, valmis proovima, kas me leiame lahenduse. Kõige üldisemalt ma
näitan järgmisel slaidil, et kuidas see süsteem toimib. See on muidugi väga lihtsustatud viis seda kirjeldada. Meie pakume siis käitlejale, ütleme siis nagu toidukohale, restoranile, kioskile sobiva pakendi, korduskasutatava pakendi, mis on selleks mõeldud, mis on juba disainitud selliselt, kas on siis karp või tops, et seda saab mitmeid kordi, eeldatavasti vähemalt 50 korda, aga pigem võib-olla isegi 100 või enam korda kasutada. Et ta kannatab pesumasina kuumust, et ta on nii-öelda professionaalsetes pesumasinates pestav ja teiselt poolt on võimalik temaga toidupakendite puhul ka toitu soojendada. Ja meie siis pakume sellised pakendid välja toidukohale, kes serveerib selles oma menüü toite klientidele kaasamüügiks. Kui klient on toidu ära söönud, siis ta saab selle pakendi viia siis spetsiaalsetesse tagastusautomaatidesse, mille opereerimise vastutuse võtame samuti meie enda peale. Ja nendest tagastusautomaatidest me korjame pakendid kokku, viime pesulasse, peseme puhtaks ja saadame uuele ringile. Ehk et siin võib-olla nagu meie peamine võimekus võiks seista sellise pakendilahenduse ja logistika pesulahenduse pakkumises. Ja ma panin siia lõpuks võib-olla, kui me ise vaatame, et kuidas selline korduskasutatav süsteem võiks saada peavooluks. Et täna ma arvan, et on juba piisavalt huvilisi, kelle valuläve, see ületab see tänane probleem ja ilma igasuguste regulatsioonideta ja surveta on valmis päris paljud restoranid liikuma korduskasutatavate pakendite peale, ühekordsete pealt. Aga kui vaadata, et mis on laiem eesmärk võiks olla, siis kindlasti tegemist võiks olla nagu sellise käitumisstandardi või normiga, mida me kõik teeme edaspidi. Ja siin mulle tundub, et on sellised 6 põhilist küsimust, et kas Eesti inimene on selleks nagu kultuuriliselt valmis. Ja ma arvan, et siin võime võib-olla võtta näiteks selle Taara süsteemi, mis toimib Eestis väga hästi, et inimesed teavad, et kui pudel tühjaks juua, et siis selle saab viia tagasi Taara punkti ja sellest saab pandiraha tagasi. Ehk et ma arvan, et sarnaselt sellisele pandirahale, tagatisrahale üles ehitatav süsteem on võimalik. Aga edasi minnes, et ma arvan, et kogu selle toimimise alus on see, et see teenus on tehtud väga lihtsaks inimesele nagu väga igapäevaseks, et ta ei pea oma tarbimisharjumusi oluliselt muutma, et ta saab poest osta ja restoranis tellida suhteliselt samamoodi, nagu ta on seni teinud ja tal on väga lihtne seda korduskasutatavat pakendit ka tagastada. Sobivad pakendilahendused. Siin täna võib-olla ei ole veel neid kõiki sobivaid lahendusi, aga see on tõenäoliselt ainult aja küsimus, kui need lähiajal tekivad. Ja siis juba paar asja, mis siin on puudutatud eelmises ettekandes, et mulle samuti tundub, et see pakendi kulu läbipaistvus on hästi oluline, et inimene näeks toitu ostes, et pakend on midagi, millest peab maksma, on ta siis ühekordne või korduskasutatav pakend, et see tuleks kindlasti välja tuua. Ja ideaalis võiks see nagu selle ühekordse pakendi hind olla võrdne või isegi suurem kui korduskasutatav pakendi hind. Ja süsteemi toimimise mõttes on käibemaksu vabastus tagatisraha osas edasi minnes kriitiline, et siin alustada saab ja saab need esimesed piloodid ära teha, aga süsteemi laiemaks rakendamiseks on see kindlasti vajalik. Vot, ja need ongi
võib-olla need esimesed mõtted, võib-olla on inimestel küsimusi. Mina küsiks küll kohe, Rasmus, sellist asja, et kas te olete ma saan aru, et te testite juba või olete kohe testimas, et kas nende pakendite puhul, ma loodan, et te olete sellele mõelnud ka, et kuidagi testida ära ka see osa, et kas see pakendi kas toidu kvaliteet väga mitmekordsel pakendi kasutamisel ikkagi säilib, et täna on ju näiteks jaekettidele küll väga ranged, ma usun kõigile toidutootjatele väga ranged reeglid, ja ma usun, et see on see üks põhjus, miks seda ühekordset plasti või ühekordset kasutatakse üldse, et kuidas te olete kaasanud sinna mingid sellised institutsioonid, et seda ka kontrollida, et see toidu kvaliteet ikkagi säiliks nendes nii-öelda korduvkasutatavates pakendites. Et su küsimus on nagu eelkõige see, et kas see plast kui materjal sobib selleks? Just, et ma just mõtlen seda, et te olete loodetavasti sellele ju mõelnud, eks ole, et te katsetate ja kontrollite seda ka kuskil laborites, seepärast, et täna miks näiteks pood ei saa öelda, et kasutage seda salatikarpi mitu korda, on see põhjus, et meil pole luba seda teha, kuna nendesse karpidesse justkui ei tohi teist korda toitu panna. Ehk siis nüüd nende korduvkasutatavate pakendite puhul peaks olema see tagatud, et need materjalid on kindlad sellised, mida võib mitu korda kasutada. Ja ma arvan, et see on kindlasti hästi loogiline, et see pakend või karp peab kõikidele nõuetele vastama, et me selles mõttes maailmas on ju neid lahendusi tehtud ja et konkreetselt need karbid, mida meie kasutame, need piloodis on suhteliselt kaua juba kasutatud Ameerikas ja Inglismaal ülikooli linnakutes toitlustamisel mitmekordsetel, ehk et siis nagu korduskasutatavate karpidena. Ehk et nad on selliselt disainitud ja nagu meie eeldus on küll see, et seal sellist nagu hügieeni küsimust ei tohiks tekkida. Aga see on kindlasti selle sama piloodi ja järgmiste sammude üks osa, et selles ka veenduda. Aitäh. Küsimus on veel chatist, et kui palju ja kus kohtades saavad olema Bringbacki tagastusautomaadid ja kas võib juhtuda, et inimesed ei viitsi automaatide juurde ise minna ja visatakse see korduskasutatav pakend ikka ära? Seda võib ikka juhtuda, jah. Ma arvan, et seal on nagu kõige olulisem küsimus on see, et mis on see tagatisraha suurus. Et me oleme ette näinud praegu, et me küsiksime restorani käest selle pakendi eest kaks nii-öelda tasu, et üks on siis pesutasu ja see on umbes nagu suurusjärk 30 senti pluss käibemaks karbi pealt ja teine tasu on siis nagu tagatisraha. Ja tagatisrahaks me oleme mõelnud, et see on 50 senti pluss käibemaks. Hetkel peab selle käibemaksu sinna juurde panema. Ehk et siis nagu restoran maksab meile selle tagatisraha ja kui ta kliendile serveerib, et siis ta küsib kliendi käest selle tagatisraha. Et see 50 senti peaks olema, kui arvestada seda, et kui õllepudeleid viiakse nagu 10 sendiga tagasi, et siis see 50 senti võiks olla piisavalt motiveeriv, et see pakend ikkagi nagu jõuaks tagasi ringlusse või kõigepealt sinna automaati ja siis uuesti pessu ja tagasi järgmisele ringile. Aga ma arvan, et see on samamoodi see üks hüpotees hetkel, et peab vaatama, et eesmärk kindlasti võiks olla, et samamoodi 90-95% nendest pakenditest jääks ringlusse. Aga teine küsimus, mis puudutab seda võrgustiku laiust, siis kindlasti on see küsimus selles, et nendes söögikohtades, keskustes, turgudel, seal peavad need automaadid olema olemas, et võib-olla see kriteerium on see, et inimene ei tohi tunda, et teda karistatakse selle süsteemiga. Et ta nüüd on sunnitud ostma midagi sellest korduskasutatavast karbis
ja siis ta peab eraldi vaeva nägema selleks, et seda kuhugi tagasi viia. Noh, et siin igasugused sellised, kui näiteks selle süsteemi osa oleks seega, et sa pead kuhugi registreerima ennast, mingi äpi alla laadima, kliendiks hakkama, et need kõik on sellised, noh, seda võib teha, aga tarbija seisukohast on need nii-öelda takistused, piirangud, mis võivad vähendada selle teenuse kasutamist. Ja et noh, ideaalis võiks nagu neid automaate olla niimoodi, et nad on nii-öelda meie igapäevase sellise jäätme sorteerimise üks osa, et kui sa kodus, sul on seal nagu võib-olla biojäätmete prügikast ja siis on eraldi nagu pakendikast, kuhu sa kogud neid toidupakendeid, korduskasutatavaid või mingeid muid korduskasutatavaid pakendeid ja siis sa saad nad viia võib-olla kortermaja sinna jäätmemaja juurde ja seal on see automaat ja saad sealt sinna nad sisse panna ja tagatisraha tagasi. Aga ma ei tea, millal me sinna jõuame. Et alustada tuleks tõenäoliselt ikkagi nendest kohtadest, kus on kõige rohkem käivet või nii-öelda, et kus inimesi kõige rohkem käib ja kus on kõige suurem tõenäosus, et seal sellest automaadist kasu on. Rasmus, kas ma tohin, ma täpsustan ka korra natuke veel, et siin oli pakendite ära viskamise teema, et need automaadid on siis meie poolt nagu välja arendatud ja see tehnoloogia, mida me kasutame, see toob nagu täiesti uue mõõtme sellele, kuidas tuvastada siis, et kas prügikasti on visatud neid pakendeid. Me tegelikult elulise kogemusena tegime selle ise 2019 Telliskivi tänavatoidu festivalil läbi. Kuna kõik karbid on varustatud RFID kiipidega, siis neid on võimalik lugeda kuni 10 meetri kauguselt, ehk siis käsiskänneritega, näidates prügikasti peale, ütleb see skänner sulle kohe täpselt ära, mitu pakendit seal on ära visatud, ehk siis tekivad võib-olla siis niisugused uue generatsiooni siis need pudelikorjajad, kes siis suudavad tuvastada tegelikult, et kas sellest prügikastist tasub nagu sorida või mitte. Et see oli lihtsalt see tehnoloogia pool ja see, et kui visatakse ära, et kas me saame nad uuesti kuidagi kätte sealt, saame küll ja saame suht lihtsalt. Suur aitäh selle täpsustuse eest ka, et see annabki selle nagu toob selle dimensiooni, et kuidas tehnoloogia saab meile abiks olla selleks, et liikuda selle korduskasutussüsteemide tõhusama nii-öelda väljaehitamise poole. Ja aitäh, Rasmus, sellest ülevaatest eest ja arutelu käigus ma arvan, et me tuleme kindlasti selle näite ja ka edasiste siis võimalike arenduste juurde tagasi. Ja meil on ka mõned küsimused veel chatis, mis jäid arutelu ajaks. Ja nüüd ma palun, et Katrin Pats, te räägiksite siis Rimi näitel, annaksite ülevaate. Teie päralt on ekraan. Ja tere, mina nüüd otsin ka, kas ma suudan leida oma jagamise võimaluse. Vabandust, mis pane asi, mida tahaks segada seda. Kas on näha ekraani? Jah. On näha. Ühesõnaga, ma räägin siis jaeketi poole pealt nii palju, kuidas, kui me räägime üldse, kuidas me plastikusse või üldse pakendisse suhtume. Et võib-olla ma rõhutaks kõigepealt seda, et arusaadavalt meil vastutustundliku ettevõttena on oma selline pakendistrateegia ja kindlasti ei tasu ära unustada, et pakendil on ikkagi mingi eesmärk läbi aegade olnud. Ja võib-olla ma rõhutan siin seda, et kui me endale seda strateegiat ka koostasime, siis me pidime ikkagi vaatama toidumüüjana sellele, et mis keskkonna seisukohalt on olulisem, et kumb koormab keskkonda rohkem, kas toidu raiskamine või see liigne pakend. Ja otsustama siis ära, et kummale me keskendume, et kumb on meie jaoks olulisem. Et täna me oleme otsustanud, et me tahaksime pigem keskenduda sellele, et me ei raiskaks toitu. Aga loomulikult sealjuures me jälgime ka seda, et millist pakendit me sealjuures kasutame. Ja teiseks võib-olla ka... Üks väike täpsustus, et me näeme seda nagu
ja vaadet, et kui sul on võimalik panna, et me jagad meiega ainult seda nagu seda slaidide osa. Kuidas ma Teil peaks on seda full tegema? screen. Full screen. Minul näitab, et ta oleks justkui full screen. Üks hetk, ma proovin korra siit leida. Aga ega see nii palju ei sega. Ma mõtlen, kui palju selle peale aega kulutada tasub, eks ole. Ei, siis võib ka nii jääda, lihtsalt, et sa tead. Me lihtsalt, Katrin, me näeme sinu märkmeid, et kui sul on seal märkmetes selline tekst, mida sa ei taha, et me näeme, et siis tasub ei tegeleda. ole, saladusi ei ole. Ma mõtlen ikkagi, et huvitav. Ma esimest korda teen, meil on omal teine süsteem, mida me kasutame, et ma ei ole Zoomis pidanud veel kordagi midagi esitlema. Aga ühesõnaga, lähme siit edasi, et ühesõnaga ma tahan rõhutada just seda, et see klientide valmisolek pakendivabaks ostlemiseks, et nii palju, kui me oleme siin erinevaid katsetusi teinud, siis me pigem näeme seda, et see tuleb väga vaevaliselt, et nagu ma siin olen mingitel eelnevatel ümarlaudadel maininud, siis ma pigem näen seda, et kui see tuleb kuidagi väga konkreetselt on näiteks seesama kilekotist, mis on varem tasuta olnud ja ta muutub 5 sendiseks, siis me näeme, et see muutus toimub, et sa pead nagu midagi natukene nagu radikaalselt tegema selleks, et see muutust näha. Ja pigem, eks ole, nagu ikka, et see ei tule kellelegi üllatusena, et mugav lahendus on oluline. Võib-olla mõned numbrid ka ja võib-olla see üks selline asi, mida ma hästi sageli rõhutan, on see, et eesmärgistamine on hästi motiveeriv. Et ma olen oma 10 aasta jooksul siin Rimis näinud, et kui ma olen millegist hästi pikalt rääkinud juba aastaid, siis keegi ei võta seda väga tõsiselt enne, kui on mingi väga konkreetne eesmärk. Et kui eesmärk on toidu raiskamist vähendada näiteks või plastikukogust vähendada, et mingi konkreetse arvu võrra, et siis hakatakse sellele tunduvalt rohkem keskenduma ja siis tegelikult hakkame me nägema ka tulemust. Nii et selles mõttes ma kõikidele ettevõtjatele soovitan alati, et tasub endale eesmärgid seada, et see on kindlasti üks asi, mille puhul on ka see nagu kaasatus ettevõttes oluliselt suurem. Et jah, mõned arvud, eks ole, et me oleme siis ka oma siseseid operatsioone hästi palju muutnud, õhemaid plastkarpe ja kilekotte, et need arvud on tegelikult müstilised, mida selle pealt kokku hoitakse, et siin 70 tonni plastikut aastas, et see on päris suur number ja ainuüksi see õhukese kilekoti tasustamine on, eks ole, hoiab ainuüksi Eestis kokku 6 tonni plastikut, et see, ma arvan, on märkimisväärne, ja samamoodi, et meil on endal plastikujuhend ja mida ma olen hästi palju jälle nendel erinevate seminaridel rõhutanud, et suure ettevõttena on meil see know-how ja need teadmised olemas, et millised materjalid on ohutud, millised on hästi sorteeritavad, millised tagavad selle toidu kvaliteedi. Aga ma olen üsna kindel, et väga palju väikeseid ettevõtteid lihtsalt ei jõua füüsiliselt sellega tegeleda, kuna seal on lihtsalt nii vähe inimesi, et prioriteedid on kuskil mujal, et see on see üks koht, kus ma näen, et võib-olla saaks näiteks riik kaasa aidata. Siis lühidalt paluti mul ka seda meie nii-öelda sellist ühte uut ettevõtmist tutvustada ja siin ja täna esimest korda saan ma teile siis ka mingeid andmeid esitleda sellest, et teatavasti on siis meil selline pilootprojekt käsil, et müüme teatud siis tooteid, suuhügieen, inimhügieen ja siin on erinevaid asju, müüme neid, on võimalik osta siis natuke vastutustundlikumalt kui varem, et neid saab osta oma nõusse ja pakendivabalt ja võib-olla siit veel mõned tähelepanekud, et mida me oleme näinud, et eestlased küsivad kõige sagedamini siis ilma lõhnata tooteid. Ma täpsustan, et see on meil nii-öelda üle Baltikumi projekt, et sellepärast on siin ka natukene nii-öelda maade võrdlust, et ma arvan, et meile on võib-olla see väga hea, et me saame ennast oma naabritega vahel ka natuke võrrelda. Ja seda, et eestlased, lätlased küsivad kõige rohkem just nagu toote kvaliteedi kohta, et see ootus
ootus on, et kui on pakendivaba, siis ta peab justkui olema ka nagu ökoloogiline. Aga kõige paremad müügitulemused on Leedus, nii et selles mõttes ei saa me siin seda head esikohta võtta. Ja mõtlesin, et tegelikult on see ka väga tore andmestik, mida teile näidata, et kui kellelgi on huvi hakata mingisuguseid tooteid lahtiselt müüma, et siis võib-olla see on selline hea näide, kuidas vähemalt siiamaani neid tooteid, mida on ostetud rohkem, et suuhügieeni või keegi tahab hakata tootma, siis tundub, et suuhügieen nii-öelda vastutustundlikult pakendatud ja ilmselt ka toodetud, siis sellel oleks justkui turgu. Aga mida ma tahaks siinkohal võib-olla natuke rohkem rõhutada, on see, et need kohad, kus on vaja ise seda anumat poodi võtta ja täita, ehk siis need nii-öelda pumbatavad asjad, et oma nõuga poodi tulemine ja need siis, mis justkui võib-olla on natuke ebamugavamad lahendused, et need on siin 2, 3 ja 5% peal, et nende puhul siis kahjuks see huvi on oluliselt madalam, et muidugi see on alles algusjärgus ja me loodame ikkagi, et see projekt meil õnnestub, aga lihtsalt esialgu on tulemused sellised. Ja võib-olla siit ka mõned nagu küsimused, et mis siis edasi saab. Seda meilt hästi palju küsitakse, et muidugi me analüüsime oma tulemusi, vaatame, kas me saaksime äkki siis selle aasta lõpuks ka teistes poodides seda katsetada ja tahame pidevalt siis nii sortimenti täiendada kui ka tootegruppe ja segmente, nii et selles mõttes on kindlasti oleme nagu hästi avatud. Ja võib-olla ka veel tekkinud küsimusi, et mida kõige rohkem meilt küsitakse, et kuidas siis kulgeb ja kas on lootust, et laieneb ja küsitakse palju kohalikke tooteid ja nagu ma mainisin, et ootus on, et pakendivaba võiks just olla siis juba nii-öelda võrdusmärgiga ökoloogiliselt toodetud, et siin on nagu justkui see klient, kes mõtleb vastutustundlikult, mõtleb seda nii-öelda kuni juukse juurteni välja. Ja mida ma olen kuulnud oma kolleegidelt, kes selle projekti nii-öelda projektiga rohkem tegelevad, ehk siis kes sinna otsivad tooteid ja räägivad nende hankijatega, et meil on loomulikult jaemüüjana, meil on omad nõudmised, et need on siis seadusest tulev nõuded kvaliteedist ja me vaatame muidugi ka ettevõtte võimekust ja eelkõige muidugi sobilikku sortimenti, et siinkohal me näeme tegelikult, et see ei ole väga lihtne, ehk siis pakkumisi tuleb palju, aga paraku mingis punktis nendes nõuetes jäädakse millegi osas alla ja vahel on isegi niisugune tunne, et see meie tahtmine siin nagu tegutseda on suurem kui tegelikult ettevõtete võimekus meile neid tooteid pakkuda sellisel kujul, nagu me ootaks. Ja samal ajal oleme me endale ka juba selleks aastaks väga kõrged nõudmised seadnud, mis puudutab üldse sellist pakendit ja selle alast nii-öelda eelkõige oma operatsioonides, aga ka niisugust teavitustööd, nii et selles mõttes me nagu ei jää loorberitele puhkama, vaid otsime ikkagi kogu aeg uusi lahendusi. Ja ega mul rohkem ei olegi midagi lisada, nii et nüüd, kui teil on küsimusi, siis vastan hea meelega. Nii, ma juba näen siit. Konkreetne chati kommentaar ei ole otseselt Rimile, vaid pigem just selle biolaguneva kilekoti teemaline või nende õhukeste kilekottide teemaline, et kust alates on kvaliteet olulisem kui selle materjali kerguse eelistamine, aga see näide vist on konkreetselt Selveri kohta, mille puuviljalettide juures on rohelised ja valged kotid, mis ei pea kuidagi vastu ja inimene peab eelistama selle võrra rohkem kotte üksteise sisse panna.
No, ma sellest biolagunevast ma võiks rääkida tunde, meil ei ole nii palju aega, et ma olen tegelikult just praegu planeerimas selle alast ühte arvamusartiklit, sellepärast et mulle tundub, et selle alane teadlikkus on Eestis väga madal, et biolagunevad või bioplastist tehtud pakend nähakse Eestis täna justkui mingisuguse imelahenduseni, aga Kadri ilmselt oskab mind täiendada, on ka sellel teemal kirjutanud, et me oleme tegelikult võtnud Rimis endale sellise seisukoha, et kui me üldse mingisugust pakendit üritame promoda või midagi nii-öelda esile tõsta, siis me räägime korduvkasutamisest nii palju, kui seda on võimalik. Aga nagu ma ütlesin, eks ole, et me peame silmas ka seda toidu raiskamise poolt, et keskkonna seisukohalt ei ole ju mõistlik ka toitu raisata, et seda peab silmas pidama, et mingil põhjusel see pakend on ju tulnud, et nüüd ongi küsimus, et kus see tasakaal on, et selleks, et toit raisku ei läheks, on pakend ju tegelikult tema eluiga pikendab, on ju. Et ühesõnaga, mul on selline tunne, et kui me jõuame selle biolaguneva tagasi, et siis see on täna kuidagi ülepaisutatud sihuke rohepesu suurepärane näide, et teades, kui vähesed inimesed kodukompostivad ja kui palju vähesed saavad aru sellest, milline biolagunev üldse sobib kodukomposti, siis sellest peaks nagu tunduvalt rohkem rääkima. Aitäh. Veel küsimus, kas te planeerite koostööd ka Bringbackiga? No me ei ole veel selle vestluseni jõudnud, aga kui me selleni jõuame, et ma tean, et praegu on meiega ühendust võtnud, me oleme hästi paljude selliste, mitte hästi paljude, aga ka teiste sarnaste lahenduste pakkujatega juba vestelnud, et meil huvi on olemas midagi proovida. Eelkõige, milles me näeme sellist, meie oleme vahendaja, eks ole, et meil on oma Rimi köögitooted, mida me müüme täna lahtiselt ja me tegelikult vahendame ka teisi valmistoidu müüjaid, et nüüd tekibki küsimus, et kui meie hakkame edaspidi Rimi köögitooteid müüma selle pandiga ja nende hind justkui kliendi jaoks tõuseb, siis uskuge mind, tänane nagu hinnatundlik klient läheb ja võtab sealt sellise ettepakendatud toote, mida meile tarnib kes iganes teine mingi tootja, isegi kui see ei ole täpselt sama toode, mida ta tahab, et siis hinnatundlik klient läheb ja võtab selle teise toote, mis on ettepakendatud, et siin on vaja nagu leida seda tasakaalu, aga me oleme absoluutselt valmis erinevaid selliseid põnevaid asju piloteerima ja selles mõttes kõik uksed on avatud, et võib tulla ja rääkida, et juba uurime siin võimalust, kuidas näiteks Rimi kliendikaardile saada tagasi seda Rimi rahana, seda sama deposit raha, millest siin Rasmus rääkis, et selles mõttes erinevaid selliseid lahendusi oleme otsimas ja hea meelega kuulame kõik ära. Aitäh! Suur tänu selle ülevaate eest ja ma tänan ka kõiki nüüd Facebook laivi jälgijaid, et siinkohal me selle positiivse ja koostööle suunatud lõpusõnaga lõpetame selle live-ülekande. Aga et Zoomis jätkame siis väikest lühidalt veel arutelu ja teeme mõned kokkuvõtted.